Dementsus on sündroom, mis enamasti aeglaselt süveneb, kahjustades inimese intellektuaalseid võimeid ja on tingitud aju orgaanilistest kahjustustest. Dementsus on viimasel sajandil süvenenud, sest inimesed elavad kauem ehk nende biokeemias tekivad erinevad muutused, mida muidu ei tekkinud ja nüüd on rohkem dementsust. See on super, sest ma ise 50% dementsuse tekkepõhjusteks peetakse Alžeimeri tõbe. Arutatakse, et närvirakkude valikuline hävimine Alžeimeri tõve korral tekib lahustamatu valgu amüloidi ladestumisest ajus. Ja see ei ole üldse hea, sest see tekitab dementsust. Dementsussündroom süveneb tavaliselt aeglaselt. Inimene hakkab kordama ühtesid ning samu küsimusi, on võimetu end selgelt väljendama, ei suuda leida oma asju, asetab tarbeesemeid valedesse kohtadesse, ei oska leida koduteed, on hakanud väsima kiiresti, muutunud aeglaseks oma tegevustes, äkiliselt ilmuvad agressiivsushood, meeleolu vahetub kiiresti ja ta on võimetu planeerima ja lõpule viima eesmärgipärast tegevust. Dementsuse korral eristatakse 4 erinevat põhitüüpi häireid. Amneesia, mis on mälu ebaloomulik halvenemine. Afaasia, et kus inimene ei suuda endale õigeid sõnu välja enda väljendamiseks. Apraksia, et inimene ei oska oma tegevusi planeerida. Ja agnoosia, et inimesed ei tunne ära neid asju või kohti või inimesi, kes ta on varem hästi tundsid. Kes see vend on? Jah. Dementsuse diagnoosimisel on väga suur abi pereliikmete küsitlemine. Et näiteks kui me näeme, et siis dementsust inimest ei saa ise küsitleda, sellepärast et ta ei mäleta mitte midagi. Et siis on kasulik küsida tema perekaaslastelt, et mida tema kohta teavad ja mingid tagasisidet nende kohta teada. Ja juhul, kui ta on depressiivne, siis talle on vaja anda antidepressante, päris loogiline. Dementsuse puhul kasutatakse tablettravi, psühhoteraapiat ja käitumisravi. Psühhoteraapia on siis põhimõtteliselt selleks, et säilitada neid funktsioone, mis veel kehal üldse alles on. Käitumisravi seisneb selles, et valida õige taktika dementse inimesega suhtlemiseks ning püüda maksimaalselt aru saada tema vähesest eneseväljendusest. Ja tabletiravi on siis peamiselt kerge ja mõõduka raskusastmega dementsuse raviks. Hilistaadiumis tabletiravi enam efekti ei anna. Dementsust ei saa kahjuks väga hästi ennetada ja selle peamised ennetusviisid ongi lihtsalt, et tervislik toitumine ja vähene ajuvigastuste saamine. Et näiteks ära saada ajutraumasse.